Johannes, sa töötad ägedas Soome kvantarvuti ettevõttes IQM, mis hiljuti kaasas 275 miljonit B-roundis. Mida sa seal täpselt teed? Mina olen insener, ma olen puutunud kokku kõikide erinevate tehnoloogia osadega. Alguses ehitasime laborit ja siis disainisime kiibid. Kiipide disainimiseks pidime tegema täiesti uue enda tarkvara. See tarkvara on minu tehtud ja siis tegime kalibreerimise ja mõõtmise, meeskonna panin püsti ja täna paneme püsti veaparandust. Veaparandus tähendab seda, et kui üksikud kvantbitid teevad palju vigu, aga kui nad koos töötavad, siis on neid vigu, mis segavad vähem. Ja täna skaleerime seda meeskonda suureks. Ma juhin seda meeskonda. Väga äge, et kuna sul on nagu nii lai vaade, et oled erinevaid asju teinud, et kui keegi tahab nüüd teha startupi kvantvaldkonnas, kvantarvutite valdkonnas, et mis võimalusi sina näed? Et kuhu peaks nagu vaatama, kust peaks nagu edasi uurima? Kõik füüsikute enamus on kõik juba leppinud sellega, et kvantarvutit saab ehitada, mõned veel kahtlevad. Niimoodi, et see ei ole enam suuresti füüsika probleem, aga samas on väga raske inseneritehniline probleem. Seal on vaja leiutada veel palju uusi tehnoloogiaid ja need on väga laias spektris. Külmade asjade füüsika, materjaliteadus, mikrolaine elektroonika, tarkvara ja matemaatika ja arvutiteadus, kõik asjad lähevad sinna veel sisse. See ei ole veel valmis, seda kõike saab täna veel teha. Ja see stack, see hunnik neid tehnoloogiaid on päris paks ja seda peab tundma seda, see on sügav tehnoloogia, et peab siis kuhugi sisse süvenema, tutvuma võib-olla selle stackiga ja leidma siis ka sealt osa, millega on ekspertiis või mingi tehnoloogia olemas, mis võib seal aidata. Et peab selle nagu raamatu lahti võtma, kõik lehed läbi vaatama ja otsima sealt endale sobiva ja see on väga mitmekesine. Oskad sa ise ka mõned konkreetsed asjad välja pakkuda, mida sina oled näinud, et kui keegi selle jupi paremini ära teeks, et küll siis sinu elu oleks lihtsam? No üks hiljutine näide, mis läks edukaks, meil oli vaja väga väikseid, väga nõrkasid mikrolaine signaale võimendada ja meie esimene klient VTT arendas selle jaoks täpselt sobivat tehnoloogiat, nendel tegi nüüd iduettevõte ja see saab kindlasti suureks. Sellepärast, et selle sama tehnoloogial on teisi rakendusi ka, see on mikrolaine signaalide võimendi, mida piirab ainult kvantmehaanika müra, need on nii head võimendid, nendega saab kergesti näiteks telefonisignaale orbiidil kuulata, nii et need samad võimendid lähevad kindlasti teistesse valdkondadesse ka, aga need lähevad ka meie kvantarvutite sisse. Täna meie esimese kliendi spin-off on nüüd meie enda toote osa, et me oleme niisugune ökosüsteemi kasvataja, et niisuguseid asju juhtub. Lahendamatu probleeme, ma toon tihti pooleldi naljatades, aga täiesti tõsise näite, et meil on vaja paremaid mikrolaine pistikuid. Et see oli, kuidas koaksaalkaableid, kui sul on järsku neid 4000, kuidas hästi palju koaksaalkaableid ühendada teise hunnikuga, näiteks 25 kaupa, mitte ühe kaupa. Täna on niisugused väiksed mutrikesed, mida pead keerama ja niimoodi ei saa 4000. Et on vaja paremaid mikrolaine pistikuid, niisugused väikseid pisikesi, kus ei oleks ühtegi metalli, ühtegi ferromagneetilist metalli, et näiteks ei tohi olla kulla ja vase vahel ei tohi olla niklit, mida tavalises mikrolaine tööstuses sinna pannakse. On vaja erilist pistikut ja natukene erilist, aga samas on mikrolaine tehnoloogia, seal ei ole kvantmehaanikaga midagi pistmist. Ja kui teil on selles valdkonnas mõni lahendus pakkuda, siis aga igasugused teised mikrolaine tehnoloogiad aitavad palju, külmade materjalide füüsika, seal igasuguse materjaliteaduse probleemid puudutavad meid. Puhtad materjalid, väga väikese takistusega räni ja niisugune materjaliteaduse probleemid. Kõikidest nendest saab täna veel midagi leiutada, täna on võimalik midagi leiutada, homme tõsta selle TRL ülesse ja ülehomme võib olla see osa tootest ja selle ökosüsteemi väga tähtis osa. Mida Eesti peaks tegema, et mitte sellest kvanttehnoloogia rongist maha jääma, et ma küsin uuesti, et mida Eesti peaks tegema, et mitte sellest kvanttehnoloogia rongist maha jääda ja kasutada neid võimalusi, mis praegu on järjest tekivad? Hea uudis on see, et aega veel on. Et kõik ei ole valmis, aga kindlasti on mõnel pool nagu eelstart. Ja ükskõik, kas me oleme selle tehnoloogia kasutajad või arendajad, kui me tahame olla kasutajad, me peame olema ka targad kasutajad, nii et kindlasti on ekspertiisi vaja. Üks viis, kuidas ekspertiisi alustada, on kas soodustada õpirännet
või teha siia mingisuguseid tuumikuid, mis kohalikke noori ja ka väljast tulevaid noori siia poole tõmbaks. Seda saab ka teha mitut moodi, ka eriprogrammid, mõnes ülikoolis eraldi niisugused kursuste komplektid, head ja kvaliteetsed, või osta riistvara, nii nagu tehti EstCube'i projekt, teha mingisugused tudengite meeskonnad, kes sellele keskenduksid. Niisugusel asjal lihtsalt vaja eestvedajat, et seda saaks. Ja üks minu mentoreid, kui ma olin ise üliõpilane, Alvo Aablo, tema ütles sellised sõna, mis mul siiamaani kummitavad. Tema ütleb, et raha pole probleem, kui sellest ka midagi saab. Ma usun, et see on tõsi ka täna Eestis, et kui on olemas eestvedaja, siis siit ja sealt saab nõu ja niisuguseid asju saab käima tõmmata. Ja vaja on ehitada niisuguseid tuumikuid, et sellele talendile, nendele sütele rohkem hapnikku anda ja siis tulevad leegid ka. Väga lahedad soovitused ja konkreetsed suunad. Mida sa soovitaksid noorele, kelle jaoks kvant tundub nagu põnev valdkond, kuhu oma startup püsti panna, mis mõtte sa talle kaasa annaksid? No eeltööd on kindlasti vaja. Et mõnikord räägitakse, et startupi alustamiseks on vaja ainult ettevõtlikkust, aga sügavtehnoloogias tegelikult on vaja ikkagi selle eriala ekspertiisiga ja siis saab valida mõlemad pidi, et kas enne tuleb ekspertiis või enne tuleb valdkond, et sa võid valida valdkonna ja seda õppida või võid midagi õppida, mis huvitab ja proovida siis seda rakendada mõnes valdkonnas. Niimoodi peab ikkagi algama raske, mina arvan, et sügavtehnoloogiasse alustatakse ikkagi raske tööga. Ja ma arvan, et seal raske töö saab toimida siis, kui sul on piisavalt uudishimu, nii et tasub olla nagu uudishimulik ja et vaadata ise, et mis rohkem huvitab, siis seal need võimalused ka tõenäoliselt kergemini sinu jaoks nagu tekivad. Aga aitäh sulle!